Siis sai kiri tõeks, mis ütleb, ja teda on ülekohtuste sekka arvatud. Ja need, kes mööda läksid, teotasid teda, vangutasid pead ja ütlesid, või kes sa templi maha kisud ja 3 päevaga üles ehitad, aita iseennast ja astu risti pealt maha. Aga nõnda samuti naersid teda ka ülemad preestrid isekeskis kirjatundjatega ja ütlesid, muid on tema aidanud, iseennast ei või ta mitte aidata. Kristus, Iisraeli kuningas, astugu nüüd risti pealt maha, et meie näeme ja usume. Ja need, kes temaga olid risti poodud, teotasid teda. Aamen. Täna ma ei ürita seletada neid loetuid kirjasalme mitte, vaid nende alusel tahaksin nagu ühe vahepala pakkuda. Nimelt see mõte on kasvanud välja Jeesuse tegevuse, ta töö ja kannatuse jälgimisest kuni Jeesuse ristisurmani. Ja nüüd sellele Jeesuse elule ja tegevuse, nagu öeldud, ta töö, ta tegevus, ta kannatus kuni ristisurm, sellele tahaksin kõrvale seadida koguduse, sest koguduse kohta on öeldud, et kogudus on Kristuse ihu. Niisiis võrdleksin seda Jeesuse kannatuse osa kuni ristisurmani. Võrdleksin siis ka koguduse elu ja võitlust. Seega siis Jeesuse kannatust oleme jälginud kuni tema ristisurmani, jälgime ka koguduse käekäiku nii kaua kui koguduse lõpuni. Need on, nagu ütlesin, minule nendest Kristuse kannatust järgides need mõtted välja kasvanud ja seda ma siis tahaksin nüüd jagada. Mulle tundub isiklikult, et nende kahe vahel on midagi analoogilist. See tähendab, see, mis juhtus Jeesusega, see juhtub ka kogudusega. Ja sellepärast oleks see meile väga kasulik nõnda vaadelda. See ei vii meid Jeesusest ega tema kannatusest kaugemale, vaid me oleme ikka selle juures, aga nüüd paneme sellele siis lisaks veel ka koguduse. Nüüd kõige esiteks see, mis oli öeldud Jeesuse kannatuse kohta ja ka surma kohta, et see oli püha kirja täitumine. Tähendab, nii oli ammu ette prohvetid juba rääkinud, prohvetid juba kuulutanud. Ja see nüüd siis oli täitunud. Seega tõstab see juba Vana Testamendigi püha kirja erakordselt kõrgele tasemele. Tähendab, Vanas Testamendis leidub asju, mis on 1000 või 1500 aastat või veel rohkem ette räägitud ja see läheb täpselt täide. Ja nüüd selle kirja täitumise mõningaid kohti ma lihtsalt tooksin esile, et Vana Testamendi kiri ammu enne Kristust ette kuulutatud on täitunud. Näiteks Jeesuse reetmise hind
30 hõbetükki. Sellest räägib prohvet Sakaria 11 peatükk 12. salm. Ja see ettekuulutus on umbkaudu ütelda üle 500 aasta, 520 aastat või nii. Kui nüüd Jumal tuleks meile appi, et me sellesse saaksime sisse elada, siis see tõstaks meile pühakirja nagu enam au sisse, me saaksime parema osaduse. Mõelge keegi üle 500 aasta tagasi, enne Kristuse ristisurma, räägib tema reetmise hinnast ja seda ääretult täpselt. Ja nüüd, nagu öeldud, on see üle 500 aasta mööda läinud ja see läheb täpselt Kristuse elus täide. Huvitav on piibliraamat. See on reetmise hind, aga räägitakse sellest samuti väga täpselt, mida tehti ja mida osteti selle hinnaga, mis Juudale maksti välja Jeesuse reetmise eest. Nagu me oleme seda evangeeliumist tähele pannud, et Juudas taipas, et tema on teinud ääretult raske kuriteo ja ta süda hakkas valutama selle pärast ja üsna loomulik käitumise viis, tema läks templi juurde, ülemad preestrite olid talle raha andnud ja võttis need 30 hõbetükki ja viskas templi maha. Nii et siin näeb ju, et mees on ütelda psüühiliselt tasakaalust välja. Nüüd ei toimunud mitte nii viisakas inimesed, lugupeetud ülempreestrid, palun võtke või kuidagi mul on nii südames see tagasi anda. Vaid see on juba viimane, läks ja heitis need 30 hõbetükki sinna maha ja siis räägitakse, et nende eest seda ütles ülempreestrid, et see ohvriraaks ei kõlba panna, see on verehind. Ja siis osteti selle raha eest matusse paik võõrastele. Või siis näiteks, et Jeesus arvati röövlite sekka, ülekohtuste sekka. Sellest räägib prohvet Jesaja oma 53. peatükist. Ja seega nii-öelda 700 aastat või pisut enam. Enne kui see toimus, rääkis prohvet juba sellest sisse, et ta arvatakse ja pannakse röövlite sekka, kurjategijate sekka ja seal tema sureb. Aga sama Jesaja, ka näete, kuidas Jumala püha vaim võib ilmutada. Sama Jesaja kirjutab ka sellest palvest, mida Jeesus risti peal palvetas. Kui me siia nüüd veel kord, ma juhin tähelepanu, saaks Jumal appi tulla sellesse sisse elada. Prohvet ütleb, ta on üleastujate eest, ta on tapjate eest palveta. Ja alles 700 aastat hiljem või üle 700, see tõesti toimub, kui ta ristil, ta palvetab nende pärast. Ja sellepärast see kirjakoht 28. salmisega on kiri täide läinud. Ma tõin neid kohti sellepärast ainult, et meile see elavamaks saab, väärtuslikumaks ja kallimaks, kuidas piibel täitub. Ja see on imeline raamat, see on Jumala raamat, on Jumala sõna, on pühast vaimust sisse antud. See pole kõik, ma tooksin mõne koha veel kirja täide minekust siis. Kõigest sellest, mis oli Vanas Testamendis juba ette kuulutatud. Näiteks öelda, et nemad jagavad minu riideid isekeskis. Surmaotuse Jeesuse juures viisid täide 4 Rooma sõdurit. Aga nad võtsid ta riided ja jagasid need riided ka 4 osaks. Aga kuhu
oli kootud kuube, ei oleks mõtet olnud lõhkuda, siis sellepärast heideti siis liisku, kellele see langeb. Ja sellest räägib psalm 22. Sellega võiksime nii-öelda umbkaudu öelda, et 1000 aastat enne Kristuse ristisurma juba rääkis siis Taavet prohvetlikult Jeesuse riiete jagamisest. Ja nii mitte kuidagi ebamääraselt, vaid nii täpselt. Ja liisu heitmine ka. Või siis sama psalm 22 räägib Kristuse kannatusest 17. salmist. Minu käed ja mu jalad on nemad läbi uuristanud. Veel ütleksin siis 1000 või pisut rohkem aastat ette. Öeldi, et surm on selline kättest ja jalgadest lüüakse läbi. See oli püha kirja täitumine. Kas keegi võiks ütelda, kas on maailmas väljaspool piiblit olnud mehi, kes on midagi niisugust täpselt ütelnud ja aastasadade või tuhandete järel hiljem on see täide läinud? Või praegused suurused maailmas ütelguks lause, mis 1000 aasta pärast täpselt täide läheb ja täpselt nii. Selleks ei ole keegi võimeline. See näitab siis, viitab sellele, kes piibli taga on. Veel kord ütles, see jumalasena on pühast vaimust kirjutatud. Ja nüüd need kirjakohad olid siis kõik ette öeldud juba prohvetide läbi ja need täitusid siis, kui Jeesus oli siis ristil surnud. Ma juhiksin tähelepanu seal veel eriti ülempreestritele ja kirjatundjatele. Nemad tundsid kirja ja kui nüüd see hakkas nõnda minema, kas ei oleks kuidagi võinud taibata, aga kui siin on tegemist maailma õnnistegija päästjaga, mis siis meie teeme? Kuid see, et kiri ka nende silma all täitus, ei pannud neid mõtlema. Et kiri nende silma all täitus, see ei pannud neid kahetsema. Ja see, et kiri täitub meie silma all, see ei pane ka meie ühiskonda kahetsema mitte. Ei pane ka meie ühiskonda uskuma veel mitte. See oli erakordne pimedus, mis oli haaranud siis ülempreesti kirjatundjaid, see oli pimeduse aeg. Vaimulik pimeduse aeg ja midagi sama kordub ka siis, kui issand ilmub Pauluse ajal. Nii palju sellest pühakirja täitumisest siis, mis oli varem ette kuulutatud. Nüüd tuleme edasi ja vaatame Jeesuse vastaste võitu. See on meil väga huvitav jälgida. Kui Jeesus oli risti löödud, maailma issand, kelle läbi kõik on loodud, Jumala poeg, ja nüüd rippub abitult ristil. Ja seda on ülekohtused inimesed teinud ja ta on seal. Mõtleme sellele. See oli nüüd vastastele käega katsutav võit. Ja mitte ainult võit, see oleks otse nagu tõestust ka olnud. Vaadake nüüd. Kuidas maailma issand, maailma ei lunasta Jumala poeg, küll ta siis ennast aitaks. Aga ei ole, seal ta on. Võiks ristil näidata. Võit on igatpidi inimeste ees nüüdelda veenev. Siin ei ole vastu rääkimistega. On ristil ja on.
Ma kardan, et meie ei suuda seda küllaldaselt haarata. See näitas tõesti vaenlaste erakordset võitu ja näitas nagu seda, et Jeesus ei pärine taevast mitte. See polnud õige. Eksis muidu need 2 jüngrit, kes Jeruusalemmast alla läksid, kui Jeesus oli risti löödud ja kui Jeesus juba nendega seltsis ja nad ei tundnud. Vaata, kui kohtlaselt nad räägivad. Räägivad Jeesusest, kes siis oli vägev tegudest, prohvet vägev sõnast ja tegudest ja kõigit ja mis temaga oli juhtunud. Ja siis ütles, meie lootsime, et tema on see, kes päästab Iisraeli. Aga nii umbes ütelda, aga nüüd meie lootus on ristil ja midagi. Ka meie lootus on otsas. Ma tahaksin seda ka nagu korrates rõhutada. See oli vastaste, nii ütelda veenev võit, mis ei vajaks, nagu öeldakse, enam kommentaare. Oli võit. Siis võtame siin juurde, kui me vastaste võitu jälgime ka natuke, rahvast. Jeesust olid järginud rahvamassid. Tuletame meelde, kui ta söödab 5000, 4000, öeldakse meest, lisaks sellele naised ja lapsed kõik. Massid järgisid. Massid nägid, mis ta tegi. Muidugi ka ülemad presti kirjeldavad, kõik need nägid. Nad nägid. Ja nüüd see rahvas, kes oli näinud, oli palju näinud, keda oli söödetud, keda oli tervendatud, keda oli aidatud. Nüüd see rahvas pöörab ka ära ja pöörab selga. Ja võiksid ülemad preestrid nagu julgusega ütelda, näed, et rahva poole hoidu temal ei ole. Ka rahvas pöörab selga. Vaatamata sellele siis, et nad olid kõike näinud ja kogenud, mis Jeesus on teinud. Kuidas vahest meie mõnikord mõtleme, et kui inimesed rohkem näeksid, siis nad rohkem usuksid. Nägemisel on ka oma koht küll. Aga kõik nägijad ei ole teps mitte meelt parandanud. Ei ole teist hoiakut võtta. Ja siin me näeme siis nii, ka et rahvas pöörab selga. No rahvas, veel kuidagi mõistetav. Aga need valitud jüngrid, ka nemad tõmbuvad tagasi. Nende selja pöörnumine ei seise küll selles, et nad ei tunnustaks Kristust, aga mingisugustel põhjustel ka siiski ka nemad tõmbusid tagasi. Ja nüüd võiksime kord veel ütelda seda, et vastastel oli nüüd nagu kõik argumendid käes. Vaadake, tema rääkis, et tema on taevas, tema on Jumala poeg, nii on. Aga aidata ta näed ennast ei saa. Rahva poole hoidu temal ei ole, rahvas on selja pööranud. Vaadake lisaks tema jüngridki, kes pidid väga lähedalt siis tundma, kes ta on, ka neid ei ole. Võit on täielik. Võit ei vaja enam nii ütelda veenmist, vaid see on selge, on väga selge. Ja nii see lõpebki Jeesuse surmaga. Ma ei tule täna mitte selle juurde, kuidas see võit väga lühikese ajaga nende käest läks, sest see näilisest võidust, mis küll näis veenev olevat, midagi järgi ei jäänud. Aga ma tuleksin nüüd, see oli nüüd Jeesusega seoses ja vaenlaste võit, ja nüüd tuleksin koguduse juurde. Koguduse elu, koguduse tegevust, koguduse kannatust ja tööd. Ma võrdlen seda, selle lõpp on Jeesuse taastulemises. Kuigi töö võib kesta ka rahuriigis, siis on see juba keeruline probleem ja
ma ei taha sinna minna, vaid üldises mõttes igatahes kogu maailma ajaloosse on eriline lehekülje pööramine Jeesuse taastulemises. Ja nüüd koguduse aeg, pühavaimu aeg, armu aeg, see kestab nüüd siis, sest ajast kuni Jeesus tuleb. Selle aja kestel tuleb kogudusel siis töötada ja teha. Kui neid kahte võrdlen, kui me nüüd vaatame, siis näeme, et koguduse käekäik sarnaneb kaunis tugevasti Kristuse käekäigule, kui nende sõnadega öelda. Ja kui Jeesus ütleski, et kogudus on tema ihu, siis see ka niimoodi läheb ka. Kui kogudus sündis 4 pühipäevil ja kogudus hakkas siis arenema, juba koguduse sünd oli muidugi ise juba suur ime, sest Jeesuse risti surmaga võisid vastased kindlalt ütelda, et nüüd tema üritusel on nüüd lõpp. Sellel asjal on nüüd lõpp ja nüüd ei ole mitte midagi. Selle kohta sõnavõttu. Sellest saime jagu. Aga kui oli Kristus tõusnud ja kui oli pühavaimu tõotus täide läinute ja kogudus sündinud maailma, siis alles asi hakkaski veel minema ja võidust polnud juttu. Ma ei taha siin üksikasjalt, vaid ma üldise viite teen. Koguduse mõju maailma kõlbelisele elule. See on olnud tohutu. Seda nagu ei oska millegagi kirjeldada. Mitte ainult maailma kõlbelise elule, vaid koguduse mõju maailma kultuurile, kunstile, kõigele, maailma kirjandusele. Ei ole ala, millele ei ole kogudus tohutut suurt head mõju avaldab. Koguduse tegevuse ajal toimusid nii-ütelda, kas selle täitumine, kui Jeesus ütles veel, et teete suuremaid imetegusid ja suuremaid asju veel, siis me näeme, et see usklikuks saamise hulk Jeesuse ajal ei olnud nimetamise väär. Aga koguduse ajal see haarab masse ja massid pöörduvad. Ja Kristlusest, sellest, mis näis lõppevat ristil, nagu oleks kindel võit, kes oleks võinud seal risti all öelda seda, et sellest tuleb veel maailma usund. Niisugust optimisti ei oleks olnud seal mitte. Aga ta sai selleks. Ja see väga palju ulatuslikumalt siis kui Jeesuse ajal. Ja kõigi ärkamistega, mis on iganes maailmas esinenud, on kaasnenud samuti ka erakordsete imet veel. Koguduse võidu käigust võib rääkida see, ma lihtsalt kordan, mis on ütelnud, et sellest sai maailma usund. Juba see räägib tema võidu käigust. Kuid alates koguduse võidu käigust peale hakkas ka nagu Paulus ütles, et ülekohtu saladus on mõjumas, on liikumas. Tähendab mingi ülekohtu saladus, mis ei paista alati kätte, aga ta on mõjumas, ta on liikumas. Seega siis koguduse võidurikka algusest ja tema kestvusest edasi on ka mingi ülekohtu salajõud, on liikumas, on mõjumas ja on vaenu kasvatamas Jeesuse vastu ja Jeesuse koguduse vastu. Ja see on täpselt nii, nagu oli Jeesusega isiklikult siis. Et
inimesi häälestati, kasvatati, suunati, mõjutati nii, et nad asuksid Jeesuse vastale seisukohale. Ja täpselt seesama toimub kogudusega. Matteuse evangeeliumis 10. peatüki 22. salmis on öeldud, et teid saab maailmas vihatud kõigist minu nime pärast. Nii, see saladus on siis mõjunud ja oma mõju avaldanud ja vaikselt nii-öelda rahvat häälestanud ja meelestanud siis koguduse vastu, aga kõige esiteks samuti Jeesuse vastu siis. Ja sellest on kasvanud välja üldine vihkamine, üldine põlgamine. See ei ole saladus, see on nii, on ka meie ajal nii. Inimene, kes külastas Oleviste kirikut ja lisas siis, et ma ei oleks tulnud ka siia sisse mitte. Umbes nii, et see on nii kole paik. Aga et pika torniga kirik arhitektuuriliselt igased, ma lähen korraks sisse. See oleks talle olnud suureks teotuseks astuda sisse. Siiski läks sisse. See on põlgus, see on vihkamine ja see on üldine, võrdlemisi üldine. Kas teie mõtled, et see paik on lugupeetud siin? Oi, ei patused inimesed lasku nii madalale, et nad siia tuleksid. Oh ei seda. See on liiga madalale nad tuleksid. Need on nii koledad, nii hirmsad. See on põlgus, see on vihkamine. Ja seda on kultiveeritud, seda on arendatud, seda on õpetatud. Kogudusega nõnda siis täpselt nagu toimus see Kristusega. Ja seega mitte üksi kogudus on kõik siis. Jeesus, kogudus, usk, Jumala sõna, kõik on põlu all. Kõik on naeruväärne. Nagu oleks see maailma tuhandete aastate ajaloo kestis kõige halvem asi, kõige rumalam asi, kõige naeruväärsem asi. See pole juhuslikult nii. Need salajased jõud, millest jutt oli, ülekohtu saladus on juba mõjumas, see on oma töö teinud ja sinna viinud. Ja sellele lisaks võiksime ütelda, kui Jeesust järgisid massid, on tõsiasi see. Nii nagu ta ütles jüngritele vahest, et tulge kõrvale, võtab leiba, ei ole aega leiba ka võtta, alati rahvamass on taga. Siis olles ristil, keegi enam. Leidus üks röövlitest ristil, kes siis veel pöördus. Ja ka koguduse töö ja tegevuse kestel toimub see, mida tema enam läheneb Kristuse taas tulemisele, seda pöördumised jäävad haruldasemaks. Need üksikud, nagu Jeesuse ristil olles röövel. Tõsi, nii kaua kui kogudus kestab maailmas, nii kaua ka esineb ärkamisi. Siin ja seal ärkamisi, aga võib-olla ka just sellest, et tunnistusekski vähemalt. Aga see vaibub. Kui praegu veel esineb ärkamisi, siis on see niinimetatud arengumaades või vähearenenud maades, Aasias, Aafrikas ja nõnda edasi, kes tõepoolest kuulnud ei ole midagi, nende arvel põhiliselt. Võtke Lääne-Euroopa, see konserveerinud kristlus, ei seda suuda enam keegi äratada.
ja ka see rahvas on otsustavalt selja pööranud. Need, mida kogudus lähemale saab sellele päevale, mil issand tuleb, me näeme, et ka vaimulik tegevus nagu kahaneb ja aina kahaneb. Ja nii, nagu see oli Jeesuse ajal, nagu juba ütlesin, et vastastel oli võit ääretult kindel. Nii ka selles koguduse arengus ja koguduse vastases tegevuses, usu ja Jumala vihkamises peab saabuma selline kulminatsioon, kus nagu oleks igale ühele selge lõpp. Ja see on paljudel selgelt juba ongi lõpp. Ta on veel seal natuke, meie armust natuke veel liigutavad ka, olgu ja asjal on lõpp. Sinna tema välja peab minema. Võib-olla, kui me nõnda jälgime, ma ei lülita mitte välja, ma veel kord tulen tagasi selle juurde, et nii kaua kui kestab kogudus, saab ka inimesi päästetud veel. Ja võib saada. Aga meie ei muuda olukorda, kui Kristuse taastumine läheb, meie ei muuda seda isegi enam palvetega, mitte mingisuguste palvetega ka. Tuletame meelde Noa-aegset ühiskonda, kui Noa kuulutas ja laeva ehitas. Näete, mingisugune asi seda ei toonud parandamisele, vaid Jumala otsus on kõik liha on viisid rikkunud. Kõige liha lõpp on minu ette tulnud. Kui Soodoma kohta oli Jumal otsuse langetanud, et nende jumalate elule lõpp teha, siis ei leidunud Loti kõige lähedasemaid ka isegi. Ka mehed, kes pidid ta tütardega abiellume, ka need naersid asja välja. Ja mingisugune palve ei pannud neid enam pöörduma. Ei pannud neid pöörduma. Vaid nad läksid vastu oma kohtule. Ja umbes midagi nii on siis ka koguduse olukorda, kus vastatele selgesti paistab see kätte, on Jumala üle võit, usu üle võit, usklike üle võit. Umbes need näed ristid, ennast aidata ei saa. Lõpp, asjal on lõpp. Ja nii nagu Jeesus suri rahva naeru ja pilke all, nii võiks kogudus oma tegevust lõpetada samuti, nagu öelda, nagu surra rahva naeru ja pilke all. Kuid ma ei tule nüüd enam edasi. Kuid see lõpp on koguduse võidu algus alles. Selline lõpp, mis vastastele kätte paistab, on nende kulminatsioon, kus neil kusagil minna ei ole mulku alla. Jumala kohtu. Aga see on nüüd silmade eest varjatud, see ei paista kätte. Siin ei ole mitte mingi inimlikud olukorrad, et inimesed või riigid või rahvad, ei. Püstloodist issand taevast astub ise vahele ja pöörab teise lehekülje. Kogudus võidab koos oma issanda Jeesuse Kristusega. Kuid kui meie läheme seda teed, siis ja nii nagu Kristusegagi, meie mõistame siis seda ka, et siin on oma raskuseid ka kogudusel. Aga kinnitagu see, et see lõpeb võiduga. Aamen.